kõige tähtsam tegelikult ongi just see nagu, et hoolitakse inimesest, et see sama meeskond, see sama nagu võib-olla isegi mitte nii palju juht, kuivõrd meeskond hoolib sellest ja respekteerib inimest. Kuidas see hoolimine välja paistab? Aga see on nagu selline alateadlik käitumuslik suhtumine, mis inimesed välja loevad, eks ole, et lihtsalt nagu head nägu tehes ja pidevalt mingeid auhindu jagades sa ei tekita seda fenomeni. Et sa pead nagu sisuliselt ka uskuma, et see inimene sobib oma tööle, teeb seda hästi ja on hästi väärtuslik. Ja et sellise nagu teineteisest hooliva kultuuri nagu loomine, et see on nagu sellise inimeste hoidmise jaoks vast kõige olulisem. Auhindadega võib nagu seda kinnistada, eks ole, aga kui sa nagu sisemiselt ei oma seda hoiakut, et inimesed on austust väärt, et siis nagu ülbe suhtumisega ei saa nagu inimesi kinnistada. No, aga kuidas te seda organisatsiooni kultuuri praegu üles ehitate või kuidas te ehitasite? Ikka läbi vigade. Kus sa mujalt ikka õpid? Mõtle, mis sammud seal on? No, ta on jälle nagu sellised, nagu peab vaatama selles nagu ettevõtte arengut, mingi nagu asutamise faas, eks ole, kiire kasvu faas, siis kristalliseerumise faas, eks ole, siis uue strateegia loomise faas, et seal on nagu erinevad aktsendid kõikides nendes faasides, et kust tuleb nagu rohkem surudest nagu individuaalse tulemuse saavutamisele ja kust tuleb hakata nagu kollektiivset tulemust hindama ja seda nagu kollektiivne konsolideerima, eks. Et ega sellist nagu ühest täpset lahuse valemit ei ole selle jaoks, eks. Et mis on meie jaoks nagu siuke dogma on siuke hästi avatud kommunikatsioon kasumiaruandest, kasumiaruande viimine võimalikult lähedal igale töötajale. Ehk meil mingisugusel hetkel oli ainult 140 töötajat kogu grupis kokku ja kõikide riikide ja me ikkagi koostasime 56 erinevat kasumiaruannet. Et võib-olla oli nagu kergelt ülepingutus, võib-olla tegi asja nagu segasemaks, aga samas kui inimene saab nagu täpsemalt teada, et kuidas tema panus mõjutab sellist firma üldtoimimist, et siis integreerib nagu inimese ära, eks ole, et ta näeb, et see nagu kulud on suuremad kui tulud või et olen nagu piisavalt tulus, järelikult olen hea, eks ole. Ja et meie võti on küll olnud siuke pigemini siuke inimeste tõmbamine sellisesse kaasettevõtlusse.